Mina olen Raul Joosep. Ja mina olen Elis. Tänases saates näete. Kuured. Nad levides, nad lihtsalt ei mahu siit võrest läbi, et kui kunagi tead, kuulete mingit halba muusikat, lihtsalt pange võre peale ja siis... Koolivaheajal 21. märtsil toimusid AHA-s tehnoloogiavõistlused. Võistlused olid rahvusvahelised, peale eestlaste osalesid ka lätlased. Võistleti erinevatel aladel, nagu näiteks rakettauto ehitamine. Koolivaheajal 21. märtsil toimusid AHA keskuses tehnoloogiapäevad. Seal leidis aset Eesti-Läti robotite meistrivõistlused, millest võtsid osa ka meie kooli noored poisid. Näha sai roboteid võistlemas joone järgimises, makettlinna läbimises ja erinevates sumoklassides. Kuidas teie rakettauto ehitamine edeneb? Hästi. Mis te valmis olete saanud juba? Praegu oleme teinud aerodünaamilise poole. Nii. Kas teil on kavand ka valmis? Kas sa natuke räägid mulle oma kavandist? No see ongi nagu siin tiivad, et oleks aerodünaamilisem ja rattad on võimalikult ees ja taga, et oleks põhimõtteliselt kiired, sest kui on koos, siis ta tõstab tagaotsa ülesse. Kuidas võiduga rahul olete? Mis emotsioonid teid valdavad? Väga olen rahul, kuna sõit ei läinud nii päris kui tahtsime, aga lõpptulemus on väga hea. Ja ma vaatan, et teil on siin kotis midagi väga huvitavat, et kas see kaasnes siis võiduga? Ja sellise auhinna saime. Ja mis see endast kujutab? Ei tea, ei ole veel uurinudki täitsa, aga tundub, et mingi konstruktor, mida saab kokku panna ja siis võistelda. 29. märtsil toimusid kooli missi ja misteri valimised. Seal osales ka meie saatejuht Elis. Räägi Elis, kuidas sul seal läks? Läks väga hästi, seltskond oli väga mõnus ja väga tore oli muidu. Kas sa jäid enda tulemustega rahule? Aga loomulikult jäin, ma isegi ei lootnud, et nii hästi läheb, et väga hea oli. Kas konkurents oli tugev? Aga loomulikult oli, sest et tüdrukud olid kõik väga-väga ilusad ja poisid olid kõik väga sportlikud ja andekad. Saades sellise kogemuse, kas sa tahaksid järgmine aasta osaleda sarnasel üritusel? Loomulikult tahaksin ja isegi kui oleks võimalus, siis loomulikult osaleksin. Mis tiitliga sind siis pärjati? Mind pärjati teise printsessi tiitliga. Nüüd vaatame, mis toimus missil ja misteril ja kes osutusid võitjateks. Oleme tänaseks õhtuks kogunenud siia, et taaskord valida meie kooli kõige säravaim ja ilusaim neiu, kes hakkab kandma tiitlit Kivilinna gümnaasiumi Miss 2012 ning muidugi tema kõrvale Kivilinna Mister 2012. 29. märtsil toimus kooli oodatuim ja glamuurseim õhtu, Miss ja Mister. Eesmärgiks oli välja selgitada kooli kõige kaulim tütarlaps ning intelligentsem noormees. Missi tiitli võitja esindab kooli riiklikel koolimissi valimistel. Igal missil oli oma mister, moodustades kokku 8 paari. Koos vastati küsimustele ja tantsiti valssi. Kus rööviti möödunud aastal 7 Eesti jalgratturit? Ma pakun, et Iirimaal. Igat missi ja misteri kandidaati testiti 5 kategoorias. Tutvustus, küsimuste, tantsu, loovus ja õhtukleidi voorus.
Jane, tervita uustulnukat kui oma juhututtavad, kellega tuttusid Rootsi kruiisil. Räägi, kui tore ta on. Meil on parim sõbranna. Lihtsalt väga kaua oleme tuttavad. Eelmine nädalavahetus just saime tuttavad. Saate aru? Siin käib jutt kõik igal pool. Mind ei tohi puutuda. Mind võib puutuda. Missi tiitli võitis 11. A-klassi õpilane Diane Mõttus. Mistri tiitli sai 10. C-klassi õpilane Henri Kelt. Mis ajendas sind osalema sellel võistlusel? Tegelikult ma tulin lihtsalt klassi esindama, et noh, mul ei olnud midagi selle vastu. Aha, ja kuidas on tunne pärast võitu? Täitsa tore on, ei oleks osanud oodata, aga väga tore. Okei. Kas selle ürituse korraldamine oli ka raske? Mingil määral oli küll sponsorite otsimine nüüd hästi raske, et kord öeldi ära, kord öeldi, et jah, aga lõppude lõpuks nagu läks kõik nii, nagu ette planeeritud oli. Et lõpp hea, kõik hea, jah? Täpselt nii. Ja kas ka järgmine aasta on soov sellist asja korraldada? Kindlasti, aga siis korraldavad 11. klassid seda. Kuidas enesetunne pärast võitu on? Väga üllatav. Ma ei oodanud seda. Kas järgmine aasta on ka plaan osaleda? Ei, ma ei taha seda üle elada. See oli päris siuke... ma ei oska öeldagi. Pingerikas? Jah, ütlen niimoodi. 30. märtsil külastas kooli teadusbuss. Tartu Ülikooli füüsika teaduskonna tudengid näitasid õpilastele huvitavaid keemia ja füüsika alaseid katseid. 30. märtsil toimus Tartu Kivilinna gümnaasiumis teaduskooli korraldatud energiateemaline tehnoloogiapäev. Sellest päevast võtsid osa 10E, 11D ja 9B ning mõned õpilased Annelinna gümnaasiumist. Päeva alustas teadusteater füüsikast, kus tehti elektrialaseid katseid, millele järgnes inglisekeelne loeng tuleviku energia populariseerimisest ning pärast mida jätkus teadusteater keemiast, mis oli väga värviline ja tuline. Katke kõik kõrvad kinni, valmis. Ülevaade. Hea. See on tunned, et väike kilinat näppi vahel. Või. Korda. Kui pikalt tule liikud. Tarvid. Ja sellega aprillil toimus koolis inglise keele filmikonverents, kust võtsid osa 10. B ja 10. C klassi õpilased. Seekordne konverents oli pühendatud Eesti filmi 100. aastapäevale. Dear audience, my name is Kadri. I'm Laura. Filmikonverentsil esitlesid inglise keele kallakuga 10. klassi õpilased erinevaid Eesti filme. Esitlusele tulid sellised filmid nagu Nukitsamees, Vasaku jala reede, Mehed ei nuta, Nipernaadi ja teised kultusfilmid. Nende käigus valiti kõige parem nais- ja meesrääkija ning parim grupp. So firstly, why did we choose this film? We have chosen this film because it's a funny comedy and it's really enjoyable for the whole family. Nimelt Märmärtahvel. Helisuja. Ilmu Liivaja. And again,
Tõnison. Märt Erki Nõumees. Sensi. You will also receive Kivilinna Kaspar. I'm inviting Junson Greta from Sensi. And you will also receive Kivilinna Kaspar, this little golden bunny. Sellised olid tänased uudised. Taas kohtumiseni!